Kauni sügispäeva tervitus, daamid ja härrad, härra rektor. On meeldiv alustada uut õppeaastat ja niisuguse kena päikese paiste saatel ja väga meeldiv, et meie aula peaaegu täis ja eriti tahan rõhutada, et nii kaua, kui ma seal laua taga olin, ka istusin oma paarkümmend esmakursuslast on ka meil siin. Tere tulemast Tehnikaülikooli ruumidesse, kus te võib-olla olete palju vähemalt on selle ülikooli vilistlased. Kõigepealt ma annan sõna siis Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu juhatuse esimehele. Ütlesin pikalt, sest on mul siin. Tere, kallis rahvas, tervitatud kõik uue kursuste hooaja alguses ja eriti on tervitatud need, kes on meil uued, ei kahetse seda. Tervitan teid siis Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu juhatuse poolt ja soovin, et meie koostöö jätkuks nii Tallinna Tehnikaülikooli kui ka Tallinna linnavalitsusega, sellepärast et Sotsiaalministeerium on võtnud seisukoha, et nemad enam pensionäride organisatsiooni tegevust ei toeta. Nii et ma loodan, et kõik jätkub nagu seni, aga ma mõtlesin kõik aega, kui ma siia tulin, et mis on need head asjad, mis ma saaks nagu teiega jagada ja siis praegu ausalt öeldes ei tule midagi peale selle, et täna on ilus ilm. Ülemöödunud nädal ma kohtusin Järva valla pensionäridega, siis oli mul veel võimalus öelda, et kaks asja, head asja. Üks oli see, et oli ka ilus ilm, ilus väikse vaisri lind. Teine asi oli see, et mõtlesin, et Jürgen Ligi ei ole midagi öelnud veel pensionite indekseerimise kohta. Täna ma enam seda kahte asja öelda ei saa, sellepärast, et 21. septembril ilmus Postimehes intervjuu meie vastse Eesti 200 esinaisega, kes tuli välja selle ettepanekuga, et pensioniindeksi arvestus tuleb ümber vaadata. Ma ei oska nagu selle kohta midagi rohkem öelda, kui märkida seda, et 2021. aastal olid kõige vaesemad pensionärid Lätis, siis me 22. ja 23. aastal võtsin nende käest esikoha ära ja nendel aastatel olid Eesti pensionärid kõige vaesemad Euroopa Liidus. Aga no, mis öelda, kui nüüd tahetakse või nagu üks koalitsioonierakondadest on leidnud, et pensionärid on ikka veel liiga rikkad, siis ma ei oskagi öelda, kui vaeseks me peame siis jääma, et me siis kõiki poliitilisi erakondi rahuldaks. Aga ega me midagi teha ei ole, aga teisest küljest mul on teile ka väikene asi südamele panna. Vaadake, hiljaaegu üks poliitik ütles mulle, mis sa ma räägid siin, et pensionärid ei saa. No vaata, ometigi tead, televiisoris, nii kui pensionäride intervjuu on, nii kõik ütlevad, ei ole viga, me saame hakkama. Aga kui on intervjuu kellegi tööl käiva inimesega, siis see ütleb, ei, maksutõusud on liiga suured, ei saa midagi hakkama. Nii et paneks teile südame peale, ärge kartke öelda, et asi on ikkagi kehvakene, sest ma toon teile paar näidet. Näiteks vanaduspensionäride hulgas on 65 000 inimest, kes saavad puudetoetust ja keskmine sellisel kuul saadakse puudetoetust kuus
12.79. Hiljaaegu tuli meile seaduse eelnõu kooskõlastamiseks, kus soovitakse nüüd tõsta seda puude toetust keskmise puude puhul 12.79 13 euroni. Eks ole, suur tõus, aga teisest küljest jälle, kui võtta siis kokku lepitud tulumaksu seadus, mis tähendab seda, et 2% alates esimesest sellest eurost kuulub maksustamisele, siis tuleb välja niimoodi, et need vanaduspensionärid, kes saavad selle puude toetust, siis nende puude toetus läheb kõik tulumaksuks ja jääb veel puudu. Nii et nii see olukord tegelikult on. Nii et järgmine kord, kui hakata valima, siis mõelge tõsiselt järele, keda valida. Aga teile aktiivselt ja huvitavad õppeperioodi. Ja järgnevalt on meeldiv anda sõna Tehnikaülikooli rektorile professor Tiit Tannile. Palun. Aitäh ja tere tulemast minu poolt siia Tehnikaülikooli kõige uhkemasse ruumi kaulasse, siis alles vähem kuu aega tagasi oli avaaktus, aula oli 4 uuri tudengid ja eelmise nädala teisipäeval oli Tehnikaülikoolis 106. aastapäeva ja pühendatud aktus ka siinsamas saalis, kus ka promoveerisime uusi doktoreid, palju doktorid on ja ka promoveerisime fakultaadoktorid. Aga enne kui ma alustama saadan ringi 2 asja teile, need on natuke katsumiseks, et ma olen siin pealkirjaks, et kuidas läheb Tallinna Tehnikaülikooli ja mida me siin põnevat teeme, et ma räägin natuke näitame igavad andmed, aga et põnevam oleks, et siin on 2 asja, et see valge asi, kuidas Tehnikaülikooli läheb, valge asi on eesti keeles ensüüd, see teile midagi väga palju ütle, tegemist on siis sellise biomolekuliga, mida ta teeb, see on 10 miljoni korda suurem, see tegelikult on 10 miljoni korda väiksem, kui ta on katselaatis või lahuses. Ta sööb lagundab tselluloose, kust tselluloos tuleb puidust, ja ta lagundab tselluloosi suhkrut. See on meil tulevik, Tehnikaülikoolil on üks väga edukas harge ettevõtted ja Tehnikaülikooli teadlaste poolt loodud teaduse tulemusega põhimõtteliselt suuremas, mis siis mis toodabki, väärindab meie biomassi, milleks on puit ennekõike. Väga lihtsalt öeldes, et ta võtame saepuru, paneme selle pärmi selle samad ensüümid, eks ole, ja toodavad näiteks. See ensüüm toodab küll suhkruid, aga pärmid, kus need ensüümid toodavad siis puidust või tselluloosist toodavad rasvasid, mis on näiteks läheb ka praegu kaubas väga hästi Norrasse kalapõigus. Ja teine, et see on siis üks tegevus, mida ma teema välja, see on 10 miljonit korda suurem, mis on tegelikult. Aga see siin, ilmselt ta aru, mis on kivi või kõva asi, see on siis Eesti põlevkivi, aga ma ei kasuta enam sõna põlevkivi, kuna see on populaarne. Ma kasutan sõna kukersiit, mis on siis selle põlevkivis oleva põhiline mass ja alles ka täpselt nädal tagasi või nädal tagasi eelmise nädala samas saalis professor akadeemik Magnus Toppe tutvustas meile uut tehnoloogiat, et ta võtab selle sama kukersiit, mitte põlevkivi, meie põletas põlevkivi, eks ole, kus tekib süsihappegaas gaas, et võtab selle kukersiidi, puudutab see natuke ära, teeb selle pulbris, paneb katse gaasireaktorisse ja võtab selle kemikali. Et mis sa saadad teile ringi, et see on selle põnevust juures. Käega katsuda, millega Tehnikaülikool tegeleb. Just. Nii, aga ma siis millest ma räägin, et ma üritan hoida tempot, et see 3 tunni jooksul, tunni jooksul räägida teile siis natukene, kuidas meil eelmine
aasta lõppes. Siis räägin natuke nende numbreid, palju meil tudengeid sel aastal õppima tuli. Seda vaatus toimus 3 nädalat tagasi. Siis ette ära, et meil oli 4 aasta viimase 4 aasta kõige parem vastuvõtt. Küll aga, mis on nende vastuvõtte mõjurid, kuna see viimane punkt on siin 3 korda matemaatika, see, millest kõige rohkem meie tudengite vastuvõtu arv sõltub, et matemaatika oskused, millega meie 10 listid oma koolist välja tulevad, saavad meil õppima või saa, ma räägin lõpus natukene matemaatikast, ja mõningatest siis alanud õppeaasta väljakutsetest. See on hästi keeruline tabel, ma ei taha teid selle kuidagi, et mida panna proovile teie silmanägemised erakordlased, ütlen, kuidas ülikooli täna juhitakse, ülikooli juhitakse seda rektor, aga ülikooli tegevjuht, aga siis ülikooli kõrgem otsustuskogu on ülikooli nõukogu ja nõukogu vaatab väga teravalt neid nõnda nimetatud võtmenäitajaid, mis on ülikooli arengukavas või strateegias kirjas 2021-2025, me oleme tegelikult täna 24 aasta lõpus juba ja tänane strateegia hakkab lõpus hirgel ja siis vaatame neid veel teravamalt ja see paremal pool on numbrid, mis on baastase 2021. aasta alguses ja sihttase, kuhu me peaksime jõudma. Eilne vaatan igal aastal ja ma ei hakka neid kõik läbi käima, ma ütlen oluliselt, et on ülikool, siis on oluline, et nad tulevad tudengisse õppima ja veel olulisem on see, et nad lõpetaks ülikooli ja mida me seal mõõdame, et kas nad lõpetavad siis oma nominaalajaga, mõõdetakse nominaalajaga 1 aasta, laadades juba 4 aastat, magistrite puhul 3 aastat. Palju ennast lõpetab, et te näete, meil on eesmärk 60%, mis tähendab seda, et siis iga 4 tegelikult ei lõpeta, aga natuke kahjuks viletsam. Aga ma tulen ette võtta tagasi, aga juba oluline number, et viimane neutraalne ülikool 2035, et ma rääkisin põlevkivist ja süsihappegaasist, gaasist ja roheleppesse, rohestrateegiasse, siis on ka see teema natukene nagu viimasel ajal ühiskonnas kaldu, et on väga tugev polariseeritus tekkinud, aga ülikoolid me peaksime näitama enda teed, mis on, mille poole peaksime püüdma ja hästi oluline on see näitame teed, kuidas me vähendame oma jalajälge. Te ka ilmselt lugesite viimase nädala uudistest, kuidas Kesk-Euroopas oli meeletu perioodides, see on paratamatus, kliima soveneb ja kuumaperioodid tulevad, tubaperioodid tulevad, elukulutused tulevad, tormid järjest rohkem, et see on paratamatus. Kui me võitleme peale viiu all, ütleme, et see viib meie majandust alla, siis tegelikult me lükkame neid probleeme järjest edasi, probleemid tegelikult kuhtuvad. Aga siis see on nominaalne lõpetajate osakaal, see on meil üks hästi oluline see näitaja numbrina vaatame, et veel kord, et kui palju tudengeid, kes täna aastat õppima täna siis 4 aasta pärast, hiljemalt 4 aasta pärast lõpetavad bakalaureuse astme ja need numbrid on täna 47%-ga, siin tegelikult iga teine, rohkem iga teine ei lõpeta, põhjused on väga erinevad, et me teame, et kui siin praegu rääkisime pensionite tõusust või pigem langusest, eks ole, siis ka täna tudengid, kui meil on tasuta kõrgharidus, et need õpikutest ei maksa, siis elamine ei ole tasuta, kõik läheb järjest kallimaks. Ja 2/3 või isegi rohkem tudengeid töötab ja pooled nendest, kes töötavad, ütlevad, et kui nad ei töötaks, et tegelikult ei saaks. Meil ei ole võimalik kodust toetust või muud toetust, et õppida ja maksta oma arvu. Et siin me täna oleme või keelmärki meile 60% ja kindlasti selle poole püüdleme, saame natukene teaduskordade kaupa erinevad, me näeme, et sinna väljunud räägitud, aga et mõnel ütles, et kõige keerulisem on praegu IT-teaduskonnas ka väline surve, kus on miks üldse peaks õppima IT-d, kus õpid aasta ära, 2 aastat ära, siis töötad ja töötasu on juba mitmekordne keskne palk, miks peab üldse õppida lõpetama, seda tööandjate suunatud meie ootused, et nad tööle võttes seda väärtust või lausa nõuaksid, aga lõpudiplomist. Aga see on praegu nii on. Aga kui
kus meil, mida me saame öelda, et meie õpetajad on tööturul hinnatud, see nii-öelda number näitavad siin, tulnud näitavad siin meie magistriõppe õpetajate töötasu suhtele Eesti keskmise palka. Täna on Eesti keskmine palk läinud 2000 euro kuus, siis seda tähendaks seda, et näiteks IT-teaduskonnas siis juba üle 4000, see nagu ütlesin, et see kui magistriõppe õpetaja ja populaarsusõpetaja on natuke odavam, aga küsimus võib taandada sellele, et kui magistriõppe õpetaja teenib 4000 eurot kuus ja teda õpetab meditsiini õppejõude, näiteks doktorikraadiga rektor, kelle palk on 3000 eurot kuus. See on see, et ülikool suudab võib-olla maksta. Küsimus, et miks see rektor, miks ta õpetab siin, et võib seda tööd teha täiesti avalt, et tal on olemas oskused. Ja küsimus saanud selle, et kas me erialus IT, et on väga suur surve, just nii välisurve, et me suudame oma akadeemilist järelkasvu taas toota, et meil oleks õppejõudus lektoreid, kes õpetaks doktorikraadiga, kes õpetaks Eesti keeles, see on meie väga suur võidus. Aga jah, siin me näeme, et meie eesmärk on, et 1,65, et võisi Eesti palka eelmisel aastal oli juba selle 71, et siin on tööturul hinnatud, aga sellele oli mingi teine piir, et rääksin pensionist, aga maksutõusudest, siis see tabab meid kõiki ja kärpid tabab ülikoolist. Ma jälgin aastal ja järgmist aastal keerulised. Kahe teragumulga, et tahame, et oleks tublid ja saaks head tööd, aga nendest saamine lõpuks selle. Siis siin on rohkem ütelda, meil on, kui me 4 aastat tagasi seadsime väga oluliseks eesmärgiks, et see Q1 on selline esimene kvartiil kõige kõrgem, 25%, kus meie teadlased kvaliteedi mõttes on töid avaldavad, see on hästi leiame, et teaduse kvaliteeti näitab see, me peaksime tegema kvaliteetset teadust, kui ma olen teistpidi vastu, et kui ma ise olen ka teada lausud, kõige rohkem olen olnud mitte mul on aega vähemalt teha teadust, aga kui ma näiteks avaldaksin artikleid, mida mitte keegi ei loe, siis see näitab seda, et see tegelikult mõtlete, et see on tapeerus, eks ole, aga inimesed teadlased avaldavad artiklis ja teised loeks sealt läheks midagi edasi. See näitab seda, et Q1 näitab seda, me oleme siis olnud eesmärgist, et näitab see kunagi jõudnud näiteks kuidas me liikunud, võib-olla 58-57 peale, see on tegelikult eesmärk, et aastaga jõudsime selle oma eesmärk, siis me näeme, et kõik teaduskonna teevad head teadust ja jällegi, et sellise ringsaatsin käinud, et see on küll rakendusteadus, aga rakendusteadus saab alusteadusest, et kui ei ole alusteadus, siis ei jõua millegi rakendada. Doktoritööd, ma ütlesin, et neil oli eelmise doktorantide promoveerimist, doktorite promoveerimist. Aasta jooksul võitles meile 74 doktorit, meie eesmärk on 90 aastaks 2025. Peab tulema suur hüppe tuleb, aga pigem on see, et me oleksime seal selle 80 kandis, 80 ligi, kuna ka riik rahastab meid või tellib meilt, meil on tore dokumendiga haldusleping, kirjas, et meil on riik rahastab 77 doktoranti ja kui see on väga halb, siis oleks see ühest küljest piinlik ja teisest küljest kohast suur ülikool, teadusülikool ja teisest küljest kaotaksime ka olulist osa oma rahast. Doktoritööde arv on püsib stabiilsena ja pikem see võib-olla tuleb natukene ülespool tuleb hüppe. Aga jällegi, mis on siis seda ülikoolis doktoriõppe ja on Eesti oluline akadeemilise järelkasvu ka nii-enda tagamiseks. Siin on ka mingi teine küsimus, et mõnedel erialal näiteks IT on meil täna 2/3 doktorid, siis kaitsevad on välismaalt. Mõttes ei ole see üldse, et on negatiivsvarjukid välismaalt, aga meil
on see, et suure tõenäosusega ei jää ülikooli õpetama eesti keeles 5-10 aasta pärast, et see on siis väikse väljakutse. Me suudame ka IT-erialadel õpetada eesti keeles 5 või 10 aasta pärast, see on hästi keeruline teema. Siis jah, siin on rahalised mahud, on näha, et me teeme seda punane jõud vasakule, me oleme teadusprojektide ja rahastust, meil on teinud eelmisel aastal tugeva hüppe üles 2 korraga, siin ei tule võib-olla tõesti öelda, seda on meie teadlaste pikemaajalise töö viljaga, aga teadusprojektid on perioodilised, algavad ja lõppevad ja mingil hetkel tulevad suuremad meetmed, tuleb rohkem raha turule, kus saab enda raha taotleda. Siin on jäänud hüppe ja edasi niimoodi jääb. Ma jätan selle vahele võib-olla, et siin ettevõtlusvaldkond, mis on ka hästi oluline, aga korra mainisin, et ettevõtlused näivad kes selle puidu väärindamisega, siis vajavuust rasvade tootmisega, puidusuhkude tootmisega, siis on üks ettevõte, mis tähendab seda teoorias on asutatud ülevaatei asutada aegi ja muude iduettevõtete arvu aastas, et see on viimane kõige suurem eduga tuleb kindlasti veel ja praegu tulemas, aga ülikooli räägime rakendusteadusest, siis on meie teadustulemust jõuaks ikkagi päris ettevõtlusesse, mis annaks ettevõtetele midagi, mis eksporditulul ja annaks kõrgemat lisandväärtust, mida siis läbi meie kasutada mitte ainult ettevõtte väärtust, vaid ka meie riigi väärtust. Meie tuleb tunnistada, et ilmselt meie majandus on viimased 3 aastat palju sammunud, pigem on majanduslanguse, et meie majandusstruktuur on jäänud vanaks, hästi palju sellist allhankimist ja vahendamist, vähem uue tootmist, uuenduslikku tootmist, millel on tegelikult väärtus, mida saaks müüa. See on see suur, mida ülikoolid ja tehnikaülikoolid peaks oluliselt annetada, et seda ettevõtlusvaldkond on väga oluline tehnikaülikooli jaoks. Ja siis on ka veel meil eelised näitajad, mis on ka, mida mina isiklikult pean hästi oluliseks, on pehmed näitajad, näitavad vasakul pool on ülikooli maine indeks ja paremal pool töötajast on rahuliku indeks. Et ülikooli maine välja, kuidas me hinnates, kuidas me tuntakse, kas me oleme ükskord head ja lõpetada tööturul hinnatud, nad saavad korralikku palka ja pöördavad seda tulenevalt meie erialast, nagu teine ülikool, aga teisest, et meie maine oleks hea, see on vasakul pool on see vahepeal oli 2020. aastal oli kõva kukkumine, see oli üks juhtum, kus me jäime hammasrataste vahele natuke ebaõiglaselt, aga see oli siis, kus meedias oli väga suur kampaania, et ülikool ei suuda kasutada valesti Euroopa Komisjoni antud rahalisi vahendeid. Et näete, see tegelikult on väga kohale löögi, kukkusin 85 peale, tagasi 93 ja 92 tagasi. Et hästi oluline seda hoida. Et täpselt omamoodi, parema töötuste rahulolu indeks, seda me mõõdame üle 2 aasta, mainimised igal aastal ja igal päeval. Töötuste rahulolu indeks 2 korda aasta, viimane oli täpselt aasta tagasi, 2023. aasta sügisel. Ja me oleme, ka siin on meil 2021. aastal 69-le ja 2 aastat tagasi, eelmisel aastal 2068 ja ma ei pea seda 68-le langemist kukkumiseks. Need olid aastad, kus oli seal kõige rohkem kriisi, mis on ühes ajalahendus korraga olla. COVID-19 aega tuli meeletu sõda meie lähinaabrustes, see on meeletu inflatsioon, et see on kirjust ära taga. See on väga hästi oluline, kui sa mõtled saami toimimist, nende üle ma on ka väga hea meel. Ja ma korra mainisin seda kliimaneutraalsuse
süsinikuneutraalse ülikooli mõtet, et siin on meil lihtsalt ei ole mitte seda, kui me planeerime, me oleme koostanud endale kliimaneutraalse ülikooli teekaarti, mis siis me oleme oma jale välja arvutatud, me teame üsna täpselt, et millest me jale poolselt nagu saadavalt on kõige suurema mõjuga, aga on ülikooli hoonete kütmine, hoidmine soojana, elekter ja edasi, seda hoonete energeetika, see 2/3, siis 5% 20% on liikuvus, mis on peale meie töötajate liikumine, edasi-tagasi ka reisid ja ka välistudengite edasi-tagasi kodulennud, tuleb välja tagasi jalajälje. Siis on meil kusagil 5% peale siis kasutavad teenused ja toitumine, et me koostame seda teekaardi, et meil eesmärk on teada, et me oleks 235 neutraalsed, meie teadlased, siis akadeemik Jarek Kulmitski, kes meie teadlased koostab seda, ja eesmärk on pakkuda välja stsenaariumid, nendega numbrilised näitajad, mille poole liigumine ja teekaardid koos meetritega. Asi on selle maja, teistes majad on väikse paneeli, kindlasti me liigume selles suunas, aga peaksime näitama, et kuidas seda teha, aga Eesti on ei lähe viimane vaatama selle, et siin ei ole ja siin ei ole kasvustrateegia tuleb. Nii, aga palju meil inimesi on, akadeemilised töötajad kõigepealt, et on jah, meil on väga hea, et 2000 inimest, 200 töötajat on kõigepealt täna, pooled nendest on natuke pooled akadeemilised töötajad, kes on tegelevad õppeteadustööga, ja teine pool on mitte-akadeemilised töötajad, millest on siis väga jäänud pool, natuke alla poole on siis keskseks ja haldusstruktuurist olevad inimesed töötajad. Ja siin ka akadeemilistes üksustes teaduskondades on mitte-akadeemilised töötajad, kes seda toetavad siis teaduskonda. Ja see on 24-23 võrdlus, suuri erinevusi ei ole, kõige erinevus on, võivad olla, aga tal on kolmas noorem professor, ametlikult meil lõime 3 aastat tagasi, siis nad võiks akadeemilist järgkasvu toetada, et tunnetus on liikunud edasi. Seal on väga head professorid, on alla 100, see on eraldatud õppega professor, kes on seda rohkem õppetööle suunatud noorem professorid ja nemad vanem lektorid, mida me näeme 135, need on siis need doktorikraadiga lektorid, kellel on väga olulised oskused õppetöös, sest on see, et kuidas suudame kindlasti hoida seda töö, kui väline tegeleda õpetatud, see palga suure väljatanud kindlasti suur. Ja siis Alma on kõige suurem numbrist, kõige suurem töötajate arv on doktorid noorem teada, kõige doktorid rohkem, see on see üleminek doktorantid, et tal on varem doktoreid olid tudengid, aga nad on töötajad, doktorant noorem teada. Ikka palju tudengid vastu võtsi, ma ütlesin, et see oli viimase 4 aasta kõige parem number, kokku 2919, siis 3000, et jäi natukene puudu ja siin on veel esimene ja teine aasta, oli üks bakalaureuseõppesse tuli 1800 ja Vihtkasse 1100 natuke peale, siis oli eelmisel aastal, oli üle-eelmisel aastal ja kokku võtta aastal 2019 ja 2 tagasi 2015, siis on päris 20% tõus ja rääkides esimest aastat bakalaureust, et meil oleks rohkem tudengid ja osad erialad, inseneeriad ja tehnika erialad, kes on natukene välja surnud, aga hoida ja arendada. Ehituskonstruktsioonid, moonete automaatika ja nõudlus on palju suurem, kui me suudame neid, kas üldse suudame neid anda,
Ja vastuvõttu kokkuvõtte veel kord jah, et meil oli siis esimese aastane viimased 3 aastat, koondvastuvõttu suurenenud 14% võrra, esimesel aastal 10, teisel aastal 20%. Ja need kaalutlepingud selles mõttes riik, mida ta võib ootab või nõuab, et seda näiteks, kui lepingud riigi eriasas on raha tagasi küsida. Juba sama esimene teaduskonna puhul on mõeldes, et andesõppuskirjad suurendaksime vastuvõttu 10% võrra selleks 3 aastane võrdluses. Tehnikatoodis ehitusõppekava grupis on praegu suutnud teha ja vastuvõtt jääks samal tasemel, natuke praegu on languses ja majandusteaduskonna õppekavade vastuvõtt on suurenenud. Seal on meie andeslepingus ootus, et me hoiaks samal tasemel, aga küsimus, et see on meie vastuvõtte tingimused, et me vastu võtame ja meil ei ole piirarvud, et meil on lävend, kooli tuleb matemaatika. Ja nüüd, kui vaatab veel korra meil tudengite arvu, siis mõtlesin, et seda kliimaneutraalse ülikooli teekaarti koostame, siis on oluline see, et kui suurt, millist tudengite arvuga ma arvestan, et aasta 2025 kohe, 2030, 2035, et kui vaatame praegu dünaamikat, siis me oleme siin, enne kui need katled või jõunad algavad, me oleme peaselt aasta tagasi natukene alla 90 tudengi. Oli üle 13 000 2009, kuigi tõsi, oli aeg, kui oli veel selle laulrevolutsiooni need ajast andnud laulrevolutsiooni aegne kõrge sündivus, 25 000 sündi aastas, siis oli aasta 2011, hakkasid neid jõudma tudengi ealised. Ma tean, et täna meil sünnib üks alla 19 000, et osaline oli demograafiline ja nüüd me siin, et jooned on mida planeerida, midagi teeks, et me andaksime veel, aga lootus on teatud valdkonnadest, ennekõike inseneeria, IT, infotehnoloogia või kommunikatsioonitehnoloogia on palju suurem, kui me suudame neid täna õpetada, koolitada ja siis me pigem meie stsenaariumi, meie plaanime ülemised jooned, et jooksime üle 11-12 000 tudengini ja ka siis sellest tulenevalt me peame tegema teatud strateegilisi valikuid. Aga kust meie noored tulevad õppima, millistes gümnaasiumites, aga see oli üllatus, et number 1 kool või keskkool või gümnaasium, kust meil on tulnud, ei ole mitte Tallinna-Jõudes, ei ole siin Tehnika gümnaasiumis on olemas, ei ole ka siin muud koolid, vaid Pärnu koolid gümnaasium. On olnud 5 aastat rohkem järjest samamoodi sisuliselt nende õpetajatest pooled tuleb Tehnikaülikooli ja loodusklassidest 2 kokku tuleb 80%. See on ühest küljest, see on kooli juhtkonnaga koostöö ja meie enda koostöö, et niimoodi nagu minema ja meil seal väärmad päris palju anname päris tunde külge ja küll, aga nüüd me täname panustame hästi palju koostööle nende loodud Mustamäe gümnaasiumiga. See on ainult gümnaasium, 3 klassi ja see Mustamäe gümnaasium, ta on teine aasta, tähendab, et oli Eesti klass aasta pärast, siis 16 aasta pärast esimene õpetaja. Et siis sealt hakkab tuleb. Ma ei hakka liialt numbrit näete, see esimene Pärnu, Viimsi, Nõmme, esimene kool ja see on numbrid palju tuli ja siis ka vastavalt, mis on kõige suurem teadustada, kui näiteks on Viimsi 41 kõige rohkem, et siis Pärnus 41 tuli õppima inseneriteaduskonda ja teistesse vähem, kus on IT on Saksa gümnaasium, IT-s kõige rohkem ja enamus on see kõige rohkem inseneeris, kõige rohkem tudengid. Välistudengid on languses, meil oli tegelikult stabiilne languses võrreldes 4 aasta taguse COVID-a languses languses, siis jätkus edasi meil selle kus geopoliitiline olukord on keeruline, meil on siis täna on 123 või 126 on, kes on kinnitatud õppimuse asumise liikidest on jah Ukraina ja Aserbaidžaan, üllatus on hästi palju taotlema Aserbaidžaanist,
taolist õppimisviisad, aga nagu te näete siin Kiivikus, kui tuldi varem õppima tehnika, elektri, energeetika ja elektroonika magistrikavadele. Samuti ka materjaliteaduses olid näiteks India, Pakistan, Bangladesh, sellest on praegu väga vähe taotlas ja saada. Ilmselt sellist riigi, mis on riigi mõttes riskiriigid ja palju selle keelutakse õppima asumist, viisat andmist. Aga selgelt peame rahvusvahelistumise, et me oleme andnud rendid, kui meil oli mõne nädala välistudengid alla 10%, 9,5% ja vastuvõttu 6%, liigub 6% suunas, kui praegu trend jah, liigub vähe. Meil on ka rahvusvahelised eesmärk ei ole, et me teenisime raha, vaid meil on väga oluline, et meie õppekvaliteeti hoiaks ja meil on ka väga mitmed õppekavad, kus me ei suudaks neid üleval pidada ainult Eestist pärit tudengite arvel, kus tegelikult võivad välismaalt tulevad tudengid kui Eesti tudengid, et oleks rohkem vist. Siin on meil vaja selge strateegiat, et on väga koos riigiga, mis on need piirkonnad, kust meile välistudengid tuleksid ja kindlasti ka nimetasin India, Pakistan, Bangladesh, monokultuurid, et kindlasti on meil oleks seda rohkem erinevatest maailmanurgadest. Siis on mikrokraadid on meil juba 3. aasta olnud, need on siis sellised nagu nimetakse õpiaamsudeks. Sellised, nad ei anna täiendõppe vormid, nad ei anna formaalset õppediplomit küll, aga kokku kombineerides võib-olla jõuame mõne aasta toimunud, kus on ka võimalik panna kokku terve kraad, teha ka vastava lõputöö ja saada kraad, aga praegu on need IT-st programmeerimine, populaarne infosüsteemide haldamine ka majanduses ja juhtimis, strateegia juhtimine, arvesse finantsjuhtimine, on populaarsed, reaalsus on tegelikult see tänapäeva, et õppida tuleb kogu aeg juurde. Mina õppisin 80-ndate teisel pooles sain oma keemikuhariduse, et ma arvasin, et ma olen ega ma enam teadust tegema, aga tänasel päeval maailm liigub meie kiiresti arenedes, me peame juurde õppima mikrokraadidest üks. Aga ma jätan selle vahel, vaatama aeg hakkab muidu, et on ka uued meetmed, siin hästi suured rahanumbrid, ta on öeldud seda, et kui ma ütlesin, et meil ülikooli rahastatakse stabiilne raha ministeeriumi poolt, kõrgharidustegevus, toetus ja teaduse baasfinantseerimine, mis on teaduse puhul on veel konkurentsipõhised grandid, aga hästi palju raha perioodiliselt tuleb sõltub Euroopa Liidu eelarvest ja sellest perioodist, siis aastane periood käivituvad uued meetmed, mis selle aastal nimelt kokku lugeda. Vasvadad on tehnikuülikooli numbrid, need on mõned 3, 4, 5, 6 aasta peale. Ma olen öelda seda, et on juba käivituvad ja järgnevad aastatuks, aga tegelikult on meil hästi palju raha, aga küsimus on tegelikult ette, me peame selle raha suutma ära absorbeerida, keemiku terminit, absorbeerida mõistlikult, et me seda raha ära ei kuluta. Vaja. Ja lõpuks Insener Akadeemia alusmeede, kus on üle meie eelarve on 8 miljonit eurot inseneride järelkasvu ja toetada meil eraldi õppekavad, kus on seda fookuse õppekavad, 7 siin, mis on siis osalevad, üks on näiteks IT-õppekava, mis peaks olema riistvara arenduse programmeerimine IT-õppekava, seda inseneri valdkonda meil on nagu tööturule, et see tugevaks. Ja Ida-Virumaal on tegelikult üleminek, kus on Virumaa kolledž, kus ka põlevkiviga on tegelikult põlevkivi kompetensi keskused, põlevkivi on tegelikult vähemalt koos rajandid, aga uus tööle peaks olema see, et üleminek peaks olema see, et põlevkivi on mahti ei pane, ei põleta seda, ei paista õhku mitte ainult sisapagaadi, vaid ka palju teisi palju kahjulikumad gaase, näiteks lämmastikoksiid. Me teeme seda hoopis midagi muud, et võtame see põlevkivi, me nimetame ümber kukersiidiks ja võtame sealt väärindame sealt kemikaali.
mis omakorda väiksemast hulgast, sest samast massist me saame tegelikult, ma ütles, vahemööda, 1000 korda väikest hulgat, me saame tegelikult, mida seda müüa, on kõik sama, kus saame sealt sama raha. Nii, aga ja veel, et meil on uued teadus- või fookus tippkeskused, mis on nüüd esimene viimaste minu rektoris on neid olnud ajajooksul, aga tundub pikemalt, et mis on teaduskonnad ülesed, mis ei ole ainult tippkeskusi puudutanud ühte teaduskonda või instituuti või uurimusgruppi, vaid on teaduskonnad ülesed, siis ülikooli enda eelarvest võimetame ja mis on üleval keskele kokku toodud puidu väärindamise, see on siin näiteks ensüüm, valge ensüümring, lihtsalt see on osaleda selles protsessis suurema kätte ja puiduvõtjaid biomassi on siia alla läheb ka näiteks samase kukersiid väärindamine. Siin on nende vaadatel kõik tulevikku suunatud tehnoloogiat, kus siis me paneme väga suurt panust. Ja hästi oluline on, et kui midagi keemilist oleks või nähtav, et mainimist on nähtavus omakorda peame rääkima oma lugusid sama, et kui teie käite, palun rääkida julgelt, näete, seda katsuda, et pole seda ensüümi, eks ole, ta on küll 10 000 korda suurem, see tegelikult on, aga vahet ei ole, aga mis, eks ole, teeb sõnum oli suht. Või samas seda kukersiit, kust, eks ole, meie teadus võtavad välja ja samad kemikaali, mida vajatakse hästi palju keemiatööstuses. Et selleks on käivitanud ka portaaliga dialoog, kus me räägime oma ettevõtlusega ja teaduse ettevõtlusega seotud lugusid. Ja see on üks näide, et viimalt on tavalised dialoogid, selle viimalt võetud järjest tulevad, et 19.9, et see on 4 päeval pandud ühte poolt kirjutada artikkel, ja kõik ja kõik võtab ka. Aga see selleks, et seda populaarse artiklit näitega märkasin, et teada kasutada, et see puudutab ka mind, et Võrust Londonisse pankuris, mina olen Võrust, aga Londonisse ma ei ole läinud pankuris, aga küll aga ma räägin matemaatikast. Et matemaatika peaks saama eetine riigikeeles, see on populaarne, mida on võetud. Matemaatika ka kohe tulen ja et Eerik Puura on kirjutanud ka eelmise nädalal, et Eerik Taldek kui Eesti majanduse oluline mootor. Mõistad lahti, mis siis kuidas on ja millest tuleb ülikooli mõju Eesti majandusele. Suurem osa 90% läbi lõpetajate ja 10% on siis läbi teaduse, ettevõtluse, innovatsiooni. See on oluline rääkida oma lugudest. Ja siis meie väljakutsed mis on loomulikult samas tudengite väljalangevuse vähendamine, eesti keele akadeemiline järelkasv. Ma mõned jätan siin vahel, et teaduskonnad instituutide ülene koostöö, kellega meil on probleemid on nii uued ja teistsugused, mis meil täna on ühiskonnas. Nad ei ole seotud ainult ühe valdkonna. Et selline valdkonna põhine pigem areneda asendub sellise probleemi põhjustusega. See on probleem, mis on tegelikult puudutab kõiki valdkondi, et kuidas me saame ainult need andmed koos. Mitte ainult üks energeetik või keemiainsener või kuidagi oma nurgas, vaid need on ikkagi kõik koos. Ja sama siis veel needsamad, et insenerid, tehnikud, IT-spetsialistid ja nende vastuvõttu lõpetajate arvu suurendamine. Mis on natukene varjusurmad, neid hakata uuesti üle äratama ja see kokkuvõte see, et meil ei lähe halvasti, ma olen tagasihoidlik siin, tegelikult ütleks, meil läheb päris hästi. Mis on teeme head teadust, meil on lõpetajad, kes on hinnatud ja edasi, rääkisime kõik läbi. Ja selle lõppeaastal oli kõik hästi olulised sündmused majas toimumas, et on 3 küsimärki, kus oli rahastamine olema, kärped, ülladus on teada, on esitab valitsus Riigikoguga siis järgmise aasta riigi eelarve kavandi. Me enam-vähem teame, aga järgmise aasta elame kirjeldanud kenasti üle, aga edasi on enda vallu poole, kui see nii läheb. Samal, et võimestab inseneri ja IT-valdkondi ka eelarves, meil rohkem raha varem saanud, ülikooli sisene kokkulepe, kuna väga palju sellest esimesest, et palju meid või kui vähe meid või palju meid kärbitakse. Mõtlesime strateegia arengukava lõppema
valime uue ja siis meil ka valitakse ülikooli uus nõukogu, korda valib uue rektori, siis järgmise rektori järgmisel aastal või mõtka rektori valimisel. Aga ma veel kasutan võib-olla 5 minutit, ma ikkagi tahaks väga rääkida matemaatikast, ma andsin endale võib-olla eelmise aasta avaaktus või samas tudengitele rääkides nagu ise endale lubaduse, et ma iga kord ma siin laval olen, ma räägin matemaatikast. Milles on probleem? Mis ma tõesti räägin? Ma vaatasin, et palju meile tudengid õppima selle aastal tuli ja siis on meie tudengite vastuvõtte ja seadusel lävendi põhjul vastuvõtte ei ole kiire arve, kes lävendab matemaatika. Ütleme, matemaatika ja eesti keele riigieksami tulemus. Ja meil on teatavasti siis täna gümnaasiumis selline süsteem, et rekordil meil on siin 2010. aastat jah, et on siis lai matemaatika, mittasmatemaatika, siis kümnesistusel on võimalik valida, aga kui nad alustavad 10. klassi, nad hakkavad sai õppima kitsast, et selles mõttes, et lai on nagu, ütleme, kitsas on, küsi kumma on suurem ja parem lai, ei ole, et lai ei valgu, kitsas võib-olla liiga kitsas, kuna see on raske hakkama saada, kuigi peaks olema kerge. Aga laias on 14 kursust, kitsase 8 kursust ja nad erinevad ka sisu ja käsitluslaadi poolest ja muidugi on valikursed ja nüüd siis see matemaatika siis riigieksam, siis lõpuks sooritatakse, sellega on võimalik valida lõpus abiturientidega, kes teevad sooritada laia matemaatika riigieksam või kitsam matemaatika riigieksam. Nad ei pea valima selle, mida nad õpivad, see, kes õpib läbi kitsa, võib tegelikult teha laia matemaatika, aga ta võtme juurde. See, kes on õppinud laia matemaatika, võib teha kitsa matemaatika riigieksam. Kui sa rohkem mõtleme, saan punkte kokkuvõttes nagu rohkem, et kui Tartu Ülikool teeb vahet, et Tartu Ülikool arvestab arvestab lävendis 14 punkti juurde, kui teeb kitsa laia matemaatika, eks. Mõni arvutab välja, et võib-olla ma saan siis et on laia matemaatika, et saan seal 100 punkti, eks ole, et kui see kitsa ma tahaksin võib-olla 70, või välja saaks 70, aga kitsa saab. Noh, nii see päris ei lähe, aga see on nagu see juurde probleem. Ja numbriliselt on see 55% abiturientidest sooritavad sama viimase 10 aastal sooritavad laia matemaatika riigieksamid ja 45% sooritavad kitsa matemaatika riigieksamid. Ütlegi küsimus selles, et meie koolisüsteem peaks tagama selle, et meie õpetajatel oleks võimaluseks õppida edasi ülikoolides. Kas see nii on? Tehnikaülikool saab õppima umbes 30% gümnaasiumi õpetajatest. Ehk meie lävend on laia matemaatika riigieksami tulemus hindele 50 punkti 100. Te teate, see on hinne 3 miinus. Aga mis on veel, ma tulen võib-olla tagasi, et mis on nagu natukene võib-olla paigast ära, et riigieksami on sooritatud, saab vähemalt 1 punkti 100. Kirjutad nime ära, teed mingi lahenduse, saad 1 punkti ära, õpetad gümnaasium. Kas ei ole ülikoolis õpetada hindega 1 miinus, eks ole. Lävend on ikkagi 50%, hinne on see 3 miinus, et rahuldav hinne, skaalad on siis lõppu viimane negalusti hinne on E, A, B, C, D, E, kus on 50, natuke üle 50. Aga gümnaasium saab õpetada. Ja siis teatan seda, et sellel aastal lõpetas, on kuidagi numbrid jah, et tegi matemaatika riigieksamit kokku laia tegi 551, 541, laia matemaatika keskmine hinne oli 52,8, napilt üle selle lävendi, aga kitsa matemaatika riigieksami tulemus oli alla 50. Tegelikult näidati, et kitsas matemaatika ei ole keskmine, et ta võiks öelda just nagu lihtsam, ta kitsam, aga ei suudeta seda lõpida. Ja neid teeb palju, et neid on üle 4000. Ja siit arvutame välja, et kui liidame kokku, need on 501, 51, 41, 42 ja palju nendest kokku, siis on selle 50 punkti laia matemaatika punktiks 30%. See tähendab seda, et iga 7-10 ei saa meile tulla. Noh, ja võiksime teatavast küsida, aga võiks ka neid võtta või alada lävendit, aga vaatame vitsa tulemusi, keskmine tulemus on 39, nad ei saa mitte kuidagi meie erialad sellised. Ka majandusteaduskonnas on kõikidel erialad on laia matemaatika riigieksami lävend on alates 60. Me näeme, et kui me seda vähendame,
lihtsalt ei saa hakkama. See on meie kõige suurem probleem täna ja mitmes teeme mõtlemise ja matemaatikaõpetajate ja matemaatikaõpetajate järeleks. See küsimus on väga lai, et me oleme näinud sellest väga meie lähenes üksinda, see ei ole õpetajate probleem üksinda, see on ikkagi palju laiem probleem. Mida teha, on siis ikkagi see, et see ei ole see kõigi probleem, see ei ole ainult tehnikülikooli probleem. Seda me teadvustada, me peame tunnistama, et lihtsalt matemaatika on siiski ebaõnnestunud, et ta ei ole tulemust andnud ja täielikult. Me räägime täna, et kui palju mitu protsenti mingi maks tuleb juurde, eks ole, või need, kes on lihtsalt matemaatika enamus hoiatast, neil ilmselt on keeruline arvutada protsent arvutust. Nad on väga ettevõtlikud, paljud ettevõtlikud võivad tahavad oma ettevõtte luua, nad tahavad arvutada välja oma kogu aega, et kes on lihtsalt ise olemisega võimalik ette arvutada. Ja see ei ole õpetajate probleem, see on meie kõigi probleem, millega me peame koos tegelema. Ja minu ka meie ettepanek on, et kaotada ära see vahe. Lahti laias lihtsalt. Meil on üks matemaatika. Ja selline sõnakasutus, et tekib selline sõnasõda, et mitte ainult laias, mis laiad natuke hirmutab, et räägime ühes matemaatikast, et räägime laias hirmutab. Ja viimane, mida me teeme, seda matemaatika oskusi saab proovile panna, et kus me tegelikult oleme. Te olete kõik inimesed kuulnud ju nagu e-ettevõtjad, mis toimub 14. märtsil igal aastal, mis on emakeele päeval, kus on siis võimalik minna arvutisse või mingisse muude vahendisse ja teha e-ettevõtlust. Täna teevad seda üle 10 000 inimese ja nüüd miks võiks sama teha matemaatika juba 2. oktoobril, siis järgmise nädala kolmapäeval. Hommikul kell 10.00 või 9.55, seda neil meile kokku tuleb vabariigi president, tuleb Vikerraadiosse eetrisse ja avab siis nii-öelda matemaatika e-rekordusega. Tere tulemast, vahendada matemaatika ülesandeid, paneme ennast proovile, see ei ole keeruline, me saame teada, mis meie tase on ja siis sellele järel avaneb portaalis, avaneb see nüüd ka see e-rekordus.ee avaneb selline leht ja siis avaneb 2. oktoobril 10 hommikul, tekib sinna selline 10-likkuse praktika juurde, arvutama või lahendama või juhendid. Ma kutsun teid kõiki ja teie tuttavaid ja sõpru ja kolleegi ja lapsi ja lapselapsi ja kõigi nende avavate sõpru seda lahendama. See ei ole 12 ülesannet algkoolis või gümnaasiumi välja, 1. klass, 2. klass, 3. klass, 4. klass, 12. Ma lahendasin need ära, mul oli reedel võimalus testimise vormis. See hästi põnev. Ma sain 12-st 8 õiget ja seal on, ma tutvistanud, et ma tegin seda kiirutades, aga teine gümnaasiumi jäädes viimase klassi omad, et ei mäleta täpselt seda trigonomeetrit, peab natukene mõtlema, et aga ilmselt meil paberit kiies, mis ülesandet pidi panema sulgusarvus välja, kui palju ma võtsin kiiresti üles saada, ma kutsun seda teid kõiki seda tegema ja seda huvi pärast koolima, kuidas see läheb. Nii, aga sellega ma lõpetan, et ma lähen tulemust, aitäh. Ma arvan, et meil on põhjust olla uhked, et väikeses riigis on nii tegus ja edukas tehnikaülikool. Ja enne kui siin võimalikud küsimused ja kohe ma enda poolt luban üks väike selgitus. Staažikamad vilistlased ja siin on 2 korda vähemalt ülikooli nõukogu oli mainitud. See ei ole enam selles mõttes ülikooli
aastakümneid. Praegu on selline institutsioon senat, mis oli varem aastakümned nõukogu ja nõukogu on 11-liikmeline. See, kes siis valib ka siin, nagu juba ettekandes oli toodud, rektori sel õppeaastal. Nii, aga nüüd küsimused ja vabandan, et ma selline küsimus, kui palju, kas või protsentuaalselt õpib praegu Tallinna Ülikoolis naissoost ja meessoost tudengeid. Ja miks ma küsin? Ma olen saanud sügisel 95 ja kui omal ajal lõpetasin Tallinna Polütehnilise Instituudi, siis meie rühmas, seal oli üks tüdruk. Kuidas on praegu seis? Jaa, see on hea küsimus, et selline keskmine, keskmine on 60% ja 65% on poisid ja 30% tüdrukud, aga te nimetasite masineeritud, siis on tõepoolest väga erinev teaduskonnad. Majandusteaduskonnas on oluliselt suurem naistudengite osakaal ja liigume loodusteaduskond on võib-olla natuke pooleks, IT ja inseneriteaduskond lähevad vastupidi, see on nagu jah, erinev, aga 60-40, 60 on meessoost ja on naisoost. Nii, jah. Mul on küsimus, kui suur protsentuaalne osa on ingliskeelses õppes teil ja eestikeelses ja teine küsimus, kui suur mõju on Tehnikaülikoolil migratsioonile? Ja see esimene küsimus, et kui palju on eestikeelses ja ingliskeelses õppes, siis see on ka, et on jällegi tuleb eristada, et mis on bakalaureuse ja magistriõppe, bakalaureuse, kus on rohkem tudengid, seal on õppekavade kaupa. Seal on ingliskeelseid kavasid on seal 40-st natuke 30-st on kokku 4 või 5. Igas teaduskonnas on üks kava, mis on ingliskeelne, et protsentuaalselt 10%, aga kui läheb edasi magistriõppesse, siis on õppekavasid on rohkem ingliskeelses, seal on lausa 30%. Jällegi, kui paljud nendest, kes nad õpivad, on välismaalt eestlased, eks ole, see on teine küsimus, et meil täna on kokku on meil natuke 10% välistudengid. Doktoriõpped meist on nagu üldse doktoriõppe teadus, eks ole. Aga nüüd jah, mis puudutab migratsiooni, siis jah, ilmselt, et kui nüüd nimetasid neid riike, kus piirkondi, kus Lähis-Ida piirkonnad, siis meil oli see Aafrika kogukond on päris suur, siis tuleb tunnistada, et ülikoolidel ütleme nagu haridussektoril, ka mitte Tehnikaülikooli, haridussektoril on olnud ikkagi nagu oluline roll ja nagu selles, et meil on tekkinud teatud riikides teatud kogukonnad, eks ole, et olgu siis Aafrika kogukonnad või mõned riikides. See on olemas täitsa jah, ja ka sellest tulenevalt ka teame, et täna me inimesed on nendest riikidest on ka välistudengitel järjest raskem siia tulla, et meie eesmärk peaksime jõudma nagu lähtuma sellest, et need, kes tulevad meile õppima, nad on teinud läbi väga korraliku padali ja nad peavad tegema ka keeletestid, nad peavad vastuse tingimused ikka päris korralikult, päris karmid. Et mina võiks öelda, et keda meie kelle me oleme väljastanud, siis nad selle õppima tuleb selle kinnitusega, mille nad lähevad taotlema õppimisviisat. Need tudengid valdavas osas soovid õppida siin, aga mitte tulla, et siia jääda mitte midagi tegema või minna edasi mõnele teistes riikides. Lõppkokkuvõttes ka see, et ikka jällegi me näeme, et vaatame oma demograafilist olukorda, siis me päris täna ei suuda ja tuleb see järjest vähem suudame võtta ära olulisi töid ja ameteid nende inimeste arve, kes tulevad haridussüsteemist, et me kanname praktikas vaatama. Üks küsimus selline
kuidas on seotud töö ja õpe omavahel. Tähendab, see, mida nad õpivad, kas nad hakkavad sellel alal tööle või juba töötavad lausa õppimise ajal, kuidas see rood on? Jah, meil on nagu 2 väljendit, et meil on töötamine õppimise kõrvalt ja õppimine töötamise kõrvalt. Et mõlemad jätta ka veel, mõtlesin selle 2/3 või 70% meie tudengidest töötavad ja tõepoolest eelistavad, et nagu tehnikaülikooli, et ma ei tea, see on enamus, aga väga palju töötavad just selle eriala või nendes ettevõtetes, mis on seotud nüüd erialaga ehitamisega ja oluline inseneerias, kus me teame, et seda võiks olla nagu rohkem nagu praktiline õpe, eks ole, või mõne muul eriala ja ka ettevõtted ise tunnustavad seda, et nad võtavad paremini tööle pärast neid õpetajaid, spetsialiste, kes on tegelikult õppimise ajal töötanud, mis vastavas ettevõttes enamus töötavad ja kus julgeks öelda, et väga, ma arvan, et enamus töötab ettevõtted, mis on erialaga seotud. IT kindlasti, inseneeria kindlasti. Nii, Tehnikaülikooli heast mainest oli siin ettekandes juba juttu ja ma arvan, et meie kuulajad, kõik paljud Tehnikaülikooli vilistlased või endised töötajad saavad sellele mainekujundusele omalt poolt kaasa aidata veel, aga mis minule sümpaatne on, tänase sõna ei ole siin kostnud olümpiaastal ja on Tehnikaülikooli spordivõistkonnad on viimasel ajal ju vägagi edukalt ennast näidanud, mis kindlasti meie noori peaks ka mõjutama, oletan mina. Nii et sport on vägagi hinnatud au sees. Küsimus sul, jah? Mõttes siia veel spordi juurde, et kas see on, et meil on nagu esindusvõistkonnad, kes tulevad siis Eesti meistriliigas, et meil on spordiklubil on strateegias või arengukavas kirjas, et vähemalt pooled peaks olla meie tudengid ja täna meil on korvpallimeeskond alustas päris mitmete uute mängijatega ja tänased korvpallimeeskonnad on lausa 2/3 meie tudengid, et tudengid on topeltkarjääri sportlastega, nad saavad natuke õpinguid õppida tuleb pikemalt, nad peavad kõik ära tegema, aga õpingutel õppides on meil ka sportlaskarjääri õppides, neil on ka enda väärt amet. Mul üks küsimus. Kas välistudengi õppe maksab kinni Eesti riik või välistudeng ise? Kes maksab kinni välistudengi õppe? Õppemaksu maksab ja õppemaksu maksab välistudengile kinni. Mitte Eesti riik. Oli nimekiri on seal ja ringi ei palun, seal kaua ei ole läbi. Ja. See oli väga individuaalne küsimus. Nii, ma näen rohkem praegu käsi ei ole ja me oleme väga tänulikud, et rektor oma hingelise töökavalt leidis võimaluse tulla meiega kohtuma selle väga huvitava ettekande ees ja soovime sulle jõudu ning edu kogu Tehnikaülikooli kollektiivile.